Tere, Uku! Tere! Tere kõigile vaatajatele ja kuulajatele. Aitäh, et sa tulid meiega siia metsa. Räägi äkki kõigepealt veidi iseendast. Mina olen Uku Paal, olen pikaaegne Eesti Ornitoloogia Ühingu liige. Eelkõige olen seal tegev mitmetes seireprojektides, lisaks Eesti linnuharrastuste komisjonis. Lisaks olen hobi linnuvaatleja. Ja miks me siia tulime? Miks sa selle koha valisid? Kuna teid huvitas see, et milline võiks välja näha kuuse käbilinnu elukäik ja elupaik, et ma arvan, et see siin niisugune nooremat sorti kuusik Laeva metsade kandis, et see võiks olla niisugune koht, kus kuusekäbilind saab juba hakkama. Et siin me neid ka kohtame oma seiretööde käigus. Kuusekäbilind, millistes kohtades ta muidu veel elab või sa kasutasid väljendit, et saab hakkama, mis see tähendab? Põhimõtteliselt kuusekäbilind on eelkõige kuuse spetsialist ja vähemal määral siis männispetsialist, männikute spetsialist liik. Et tema nagu elupaigas peab olema eelkõige kuusekäbisid. Ja siin nagu puudelaatadest me näeme, et siin neid kuusekäbisid on päris ohtralt, et siin on nagu toidulaud olemas. Et lisaks on Eestis siis meil veel 2 käbilinnuliiki. Männikäbilind eelistab siis natuke teist tüüpi elupaika, rohkem männimetsasid ja rohkem Lääne-Eestis ja saartel. Siis meil vahel harva satub ka vöötkäbilind, kes tuleb siis päris põhjapoolsest taigametsavööndist aeg-ajalt. Tema on selline haruldus. Kuusekäbilind on meil mõnel aastal väga arvukas metsades. Mõnel aastal on teda väga vähe, näiteks see aasta tal ei ole väga hea kevad nagu näha, et ta on niisugune mitmeski mõttes värvulistes ja väga eriline liik, et juba tema välimus on väga omapärane, et käbilinnad, nagu me teame, nende nokad on niisugused naljakad ristis, krõnksus, inglise keeles nende nimi ongi crossbill ja ladinakeelne nimi Loxia curvirostra. Curvirostra tähendab siis ka nagu kõvera nokaga ja see nokk ongi selline naljakas, risti ülanokk ja alanokk lähevad omadega. Ristis on selle jaoks, et siis saaks mõnusasti neid kuusekäbisid lahti kangutada ja sealt neid seemneid välja purgitseda, et kuusekäbilind siis tüüpiline toit on tal kuusekäbi. Siis ta kangutab selle kuusekäbi sealt puuküljest lahti, paneb siia jala peale, siis hakkab vaikselt neid seemneid siit niimoodi otsima ja siit lahti, kuusekäibi lahti demonteerima vaikselt ja siit endale seda toitu hankima. Aga kuidas see tema pesitsemine siis on ajaliselt näiteks? Selles mõttes on ka kuusekäbilind väga omapärane liik, sest et meil on väga vähe liike, kes hakkavad pesitsema väga-väga vara. Ja me teame, et meil keset talve võivad näiteks pesa punuda, palju kui punuvad seda, aga kodutuvid on üks liik, kes võib pesitseda niisugusel üsna ootamatul aastajal. Siis teine, kes hakkab meil väga vara pesitsema metsaliikidest, on kindlasti ronk. Sellel võiks praegust kindlasti juba munad pesas olla. Kõvasti näeme mängulennul olevaid ronkasid metsades. Ja siis on käbilinnad, et nende puhul lihtsalt see üllatavad, on nii väike liik, pisikene laululind. Ja temalgi praegust võiks juba olla kindlasti pesa valmis esimestel paaridel ja munad pesas. Sageli emalind siis haudub nii, et ta on mattunud kerge lumekihi alla lausa. Üsna sitkelt siis haub oma mune ja siis kui pojad kooruvad umbes 13–15 päeva pärast, siis ta peab neid soojendama ka kõvasti, et isalind siis tarib neile toitu ette ja aga kas neil on siis mitu pesakonda aastas või? Võib arvata, et nad võivad pesitseda Eestis ka võib-olla kaks korda küll, sellepärast et
neil on väga pikk pesitsusperiood, et kui esimesed paarid võivad hakata pesitsema juba veebruaris, siis viimased paarid võib-olla alles juulis. Et siit tulebki välja veel see kuusekäbilinnu üks väga omapärane ökoloogiline see nüanss tema puhul, et ta on väga nomaadne liik, see tähendab, et ta on hulgulind. Et nende leviala on väga suur, kuusekäbiline leviala ulatub Põhja-Ameerikaseni. Põhja-Ameerikas on ka veel oma populatsioon ja nad liiguvad väga laialt ringi. Nad on väga nomaadsed, et kui kuskil regioonis on väga halb kuusekäbide saak, siis nad liiguvad mujale. Et arvatavasti meie linnud siis vahepeal liiguvad täitsa kuskile Lääne-Euroopasse, võib-olla kuskile Venemaa avarustesse. Ja nende rändeliikumised on ka väga omapärased, et kui me tavaliselt rändlinnud tulevad kevadel ja lahkuvad sügised, siis kuusekäbilinnu ränded võib näiteks sageli näha suve alguses, juunis, juulis. Nad liiguvad vastavalt sellele, kuidas kuskil on olnud pesitsusedukus, kuidas on nendele siis toidupoes kätte saada. Need on väga plastiline liik, ses mõttes, et nad suudavad siis ennast nagu ümber orienteeruda geograafiliselt, kui kuskil nagu ei ole head pesitsustingimused ja kui neil on ära käima. Et kui kuusekäbilinnul on Eestis hea pesitsusaasta, siis me kohtame neid tõesti siukses, eriti just vanemat tüüpi kuusikus päris arvukalt. Aga mis teeb kuusekäbilinnu uurimise väga raskeks? Miks me sellest üsna enigmaatilisest liigist nagu vähe teame? Esiteks see, et nad pesitsevad väga kõrgel kuuseladvas. Et kuusekäbilindude pesasid on Eestist ka leitud väga harva. Ma arvan, et suurusjärgus 10–20 pesa üldse, sellepärast, et nad on lihtsalt nii kõrgel. Nende pesi on väga raske leida. Ja selleks, et lindu uurida, tavaliselt ornitoloogid tahavad neid kinni püüda, et neid rõngastada, et saada aimu nende liikumistest. Tänapäeval siis üha enam pannakse neile raadiosaateid külge, juba väikestele lindudele pannakse juba geolokaatoreid külge, mis on natuke teine meetod. Aga käbilindude püüdmine on igavesti sant ettevõtmine, sellepärast, et nende elupaik on seal kõrgel ladvas, et kui me nüüd vaatame metsa nagu metsakeskkonda kui elumaja, kui me ütleme, et raielank on siis meil nagu nullkorrusega maja, et seal on muud kui kelder ja noorendik on siis 1- või 2-korruseline maja ja siukeses heas mets, et 3-4-kordne maja. Et järjest rohkem sinna tuleb elanikke juurde, mida vanem mets, seda rohkem on ka elanikke. Ja iga korrus on siis kellegile vajalik. Et igas kõrgusvööndis on omad liigid, kes on sellele spetsialiseerunud. Kuusekäbilind on meil kindlasti niisugune 5. korruse elanik. Ja temaga nagu asjaajamine inimese jaoks ses mõttes raske, et sinna üles on paganama keeruline saada. Tema pesi raske leida, tema pesitsusökoloogiast nagu infot saada, teda püüda, et tema rändeliikumistest aru saada, et neid geneetiliselt kuurida, et nendest vereproove saada, et kuidas need populatsioonid omavahel seotud. Käbilindude osas on meil hästi palju lahtiseid küsimusi. Viimasel ajal viimane trend, mis on käbilindu uurimises siis nagu harrastusteaduste seas, on käbilindude erinevad hääletüübid, et nagu käbilinud näevad kuusekäbilinud, räägime kuusekäbilinnust, siis näevad välja Euroopast kuni Põhja-Ameerikani, Siberis, üsna suures laastus väga sarnased. Alamliike eristatakse üsna palju, kuid üldiselt väljanägemiselt on neil erinevused ainult mõõtmetes, väga väiksed. Mis on huvitav on see, et eri populatsioonidel kipuvad olema natukene erinevad hääled. Ja see võib olla viide sellest, et kas neid kuusekäbilinnu liike on tegelikult rohkem kui üks. Et see on suur debatt ja miks nad häälitsevad erinevalt.
et kas eripopulatsioonid on siis natukene spetsialiseerunud erinevatele okaspuuliikidele, erinevatele laiuskraadidele. Et kas see on niisugune nagu liikide evolutsiooni nagu niisugune algfaas, kus nad hakkavad nagu natukene eristuma üksteisest, et see on niisugune päris huvitav teema ornitoloogide jaoks, et me räägime siis nii-öelda krüptilistest liikidest. Et liigid, kes näevad välja väga sarnased, kuid nende ökoloogia on natukene erinev, nende käitumine on natuke erinev. Ja selle põhjal võib arvata, et äkki meil on tegemist hoopis kahe erineva liigiga. Et see on niisugune küsimus geneetikutele ja taksonoomiaga tegelevatele bioloogidele. Ma saan aru, et seda on väga raske teha, sest neid ei saa kätte, nad on kuskil. Ja no selleks need uuringud eeldavad seda, et jah, et ühe-kahe isendi põhjal väga suuri järeldusi ei saa teha, et seal peab olema see nii-öelda nende samplite ehk näidiste hulk suurem, et sa pead saama rohkem isendeid püütud ja lisaks väga ootan seda hetke, kui me saame käbiliidudel külge panna eri kohtades raadiosaated. Et raadiosaated muutuvad nii pisikesteks, et me suudame väikestel liidudel ka juba panna külge satelliitsaatjad, nagu me teeme Eestis mustkoonekurgade ja kotkaste ja paljude teiste liikidega. Et saada aimu nende rändeliikumistest, kui laiaulatuslikud on ja mis regioonis, et kas kuhu meie linnud lähevad, kuhu meile need käbilinud saabuvad, et ühel aastal neid ei ole, teisel aastal neid on arvukalt. Ühel aastal nad häälitsevad natuke nii, teise aastal natuke naa, et selgesti tulevad eri piirkondadest. Et niisugune tore liik bioloogidele kindlasti nagu uurimiseks ja kiusamiseks. Aga kuidas nende käbilindude arvukusega siis Eestis on? Kas seda saab kuidagi siis üldse teada või? No, eks ole, meil on päris palju liike Eestis, kelle arvukus kõigub aastati sõltuvad saakloomadest, saaktoidust, pesitsustingimustest, näiteks suurvee olemasolust ja paljudest muudest nüanssidest väga suures vahemikus ja et kõik see lindude arvukuse hindamise teema on äärmiselt keeruline. Et kindlasti me alahindame neid, seda me teame. Ja üldiselt ornitoloogid ja bioloogid opereerivad arvukusvahemikega. Me anname, eks ole, arvukushinnang on hinnang alati. Et ja see hinnang on reeglina miinimumhinnang. Et kävilindudel on ka see väga-väga suur. Et ma nüüd peast ei oska öelda, mis see Eesti lindude arvukushinnangus nende viimane see statistika on, aga me räägime suurusjärk võib-olla näiteks 5000 kuni 100 000, eks ole, sõltuvalt aastast. See on väga radikaalselt erinev eri aastatel. Et analoogseid liike on päris palju kellel. Väga tüüpiline näide on näiteks kõrvukas räts, eks ole, kakuline, kes meil ja mitmed teised kakulijad, kes sõltuvad, eks ole, hiirte arvukuse tsüklist, mis on üldiselt niisugune 3 aastaga muutuv, 3-aastase intervalliga muutuv, et siis vastavalt sellele siis muutub ka nende arvukus. Käbiliindude arvukus sõltub siis eelkõige kuusekäbide saagist. See on üks põhifaktor, mis neid mõjutab. Ja kuna Eestis on kuusk suhteliselt populaarne puuliik, keda istutatakse, et siis selles mõttes kas võib mõelda, et kuuse käbilindudel põhimõtteliselt on Eestis hea? Ma arvan küll, et kuusekäbilindudel on Eestis päris hea, sellepärast, et temale, kuigi me kohtame kuusekäbilindu väga sageli just kõige vanemates kuusemetsades, et näed kindlasti niisugune vana kuusik, mida Eestis on nagu vähe, järjest vähenev ja see on üks väga ohustatud metsatüüp, siis ta saab hakkama ka natuke nooremas elupaigas, et ta on üsna niisugune hästi adapteeruv liik, ma arvan, et teda ei peeta väga ohustatuks liigiks, aga sageli paljud metsalinnud ikkagi eelistavad seda kõige vanemat, küpsemat elupaika, kus on ikkagi see biotoop kõige paremini välja kujunenud. Üldiselt, kui see kuusekäbi saab, need puulatuvad, siis ikka need kõrgemad ja vanemad kuused, need on need, kus on siis see maalasem käbisaak otsas
aga kuidas see, noh, kui me räägime nüüd siis kevad-suvest, kui neil on see pesitsusaeg, ma saan aru, et nad võivad pesitseda või alustada pesitsemist juba veebruaris ja samas ka juulis, et kuidas selle pesitsusrahu pidamisega on, et mis aeg, et noh, kuusekäbilindu arvestades võiks olla see aeg, kui ei lähe metsa raiuma? No ma ütlen, kuusekäbilind vast ei ole selles mõttes kõige parem näide, et number 1, mõnel aastal neid on väga vähe, eks ole, et see häiring on väike, aga sellel ajal, kui need pesitseb, siis noh, number 1, eks ole, nad hakkavad pesitsema vara, loomulikult, kui sa lõikad selle metsa maha, siis selle linnu elupaik saab hävitatud aga see metsa lõikumine varakevadel mõjutab pigem teisi metsaliike, kes klassikaliselt on, eks ole, veel kanalised ja kakud, rähnid, eks, kes on siuksed kes nagu ka väga harva teevad järelkurnaid, et üldiselt mida suurem liik, seda väiksem tõenäosus, et ta teeb järelkurna, et ta kompenseerib selle ebaõnnestunud pesitsuse, et kui ikkagi mõnel kakulisel läheb pesitsus aia taha häiringu tõttu, siis see aasta tal jääb kindlasti pesitsus vahele. Aga mis aeg see oleks, kui arvestada nagu siis noh, püüda arvestada kõiki metsalinde, mis ajal neid häiringuid metsas võiks mitte teha ja noh, lageraiet nagunii mitte teha? No ma arvan, et see on see Eesti klassikaliselt peetud see lindude pesitsusrahu, see aja aken on meil nagu välja töötatud spetsialistide poolt. Mina nagu kindlasti ei ole see inimene, kes sellel alal nagu väga ekspert on. Ma ei tea kindlasti. Et ma arvan, Asko Lõhmus on selles osas nagu väga head teavitust teinud, et ma arvan, et see on niisugune väga hea kompromiss metsanduse vajaduste ja siis ka eluslooduse vahel, et lihtsalt puht inimlik aspekt, et need linnud ikka tahavad ka, nagu meie tahame lapsi kasvatada, et siis nemad tahavad ka, eks ole. Et see on lihtsalt humaanne aspekt asja juures ka. Aitäh!